hingab oma hinge hingamist, et siis see sügavus, millega on võimalik teadvustasandil kõike muuta nii isiklikus plaanis kui rahvuse plaanis kui ka võib-olla kogu inimkonna plaanis on nagu potentsiaal on tohutu. Tere, armas vaataja-kuulaja! Oleme keset külluslikku suve imelises Nõmme aias. Minu nimi on Saale Kareda ja väljaanne Fontaine News, mida ma esindan, on avaldanud 2 artiklit niisugusest ettevõtmisest, mille nimi on hingamislaulupidu ja mis saab toimuma 20. augustil. Fontaine News soovib lähemalt tuua kuulajani, vaatajani hingamislaulupeo loojate visiooni ja kõigepealt ma tutvustan, me oleme siin täna saates Heiki Tomsoniga ja Tiia Laakesega. Ja esimene küsimus oleks mul, et niisugune imeline sündmus nagu hingamislaulupidu, et kust tuli impulss sellise sündmuse loomiseks, selliste erinevate koostisosade kokkupanemiseks? Ja see idee tuli siis ühest sellisest nägemusest, mida ma 2 aastat varem siis hingamispraktikat tehes, mediteerides enda siis tulevikus siis vastuseid küsides, et küsisin, et kuidas ma saaksin teisi inimesi 5000 korda rohkem teenida. Ja siis selle küsimuse peale siis muutunud teaduse seisundisse minnes, siis tuli selline nägemus, et ma olen lauluväljakul ja see lauluväljaku muruala on lamavaid inimesi täis ja lava peal esinevad armastatud Eesti artistid ja igas selles siis laulupeo siis sektoris on terapeudid, kes toetavad seda siis piirkonna neid hingajaid seal. Ja siis kuidagi nagu minu jaoks nagu lahvatas, et me eestlased oleme nagu laulurahvas, et meil on laul nagu tuttav ja omane, aga laulu aluseks on nagu hingamine ja see on nagu võimalus meil rahvusena oma teadustasandit transformeerida ja väga suures ulatuses, et me oleme harjunud 100 000-kesi koos laulma lauluväljakul, et aga kui me igaüks hingab oma hinge hingamist, et siis see sügavus, millega on võimalik teadvustasandil kõike muuta nii isiklikus plaanis kui rahvuse plaanis kui ka võib-olla kogu inimkonna plaanis on nagu potentsiaal on tohutu. ja siis ma sellest nagu vaimustusin, et küll väga crazy on ju, mina kui hingamistreener ja terapeut ja mis hingamislaulupidu, aga nüüd me oleme selle lävel ja see oli, ütleme, minupoolne selline sisend, aga muidugi väga suur osa on Tiiast ka tulenevalt see asi niimoodi edasi arenenud. Tiia, ma tean, et sa oled käinud ka väljaspool Eestit hingamisfestivalidel, et kas sa natuke räägiksid sellest kogemusest, et millised on need festivalid mujal? Ja, mina tulin Heiki hingamisfestivali ideega kohe kaasa, kuna ma olin ka mõelnud, et midagi sellist võiks Eestis ka teha. Et Rahvusvaheline Hingamisliit korraldab igal aastal niisugust suurüritust nädal aega, siis hingamisterapeudid üle maa tulevad kokku, seal on siis teooriat ja praktikat ja iga päev valitud 10 hingamistöötoa vahel ja õhtuti on Austrias näiteks käisin viimati, nüüd kahjuks Rootsis on 2 aastat nüüd ära jäänud, väga kahju, et nii lähedal, muidu on olnud seal Aafrikas aga kuna selle koroonaga seoses siis jäävad ära need üritused praegu. Ja minu jaoks ka hingamistöö on üks äärmiselt võimas vahend, et muudatusi luua nii isiklikul tasandil kui ühiskonnas väga kiiresti, et ma olen 30 aastat tegelenud erinevate teraapiatega ja psühholoogiaga, aga ma näen, kui inimesed juba 10 seanssi või käivad regulaarselt grupis hingamas, kuidas nende elud muutuvad, teadlikkus avaneb, areneb, et see on nii võimas protsess ja mul endal ka on olnud väga võimsad kogemused, et nii-öelda jah, et miks hoida seda nagu väga kitsas ringkonnas, et võiks sellega tulla rohkem ühiskonnas ka nähtavale selle hingamistöö võimsusega ja tulemustega.
et kui Heiki võttis minuga ühendust, see oli, kui ma mäletan õieti, aprillis ja me mäletame, mis sündmused olid aprillis näiteks Toompeal ja selle ümbruses, siis minu esimene reaktsioon oli, aga et tegelikult see peaks tegema kohe. ja noh, üleüldse ma olin nagu nii õnnelik sellise idee üle, sellepärast et noh, meie, kes me oleme eestlased ja väga tugevad loojad ja kes me oleme hoidnud siin maal nagu läbi väga keeruliste aegade oma pärandkultuuri, oma vaimu, et just praegu on see aeg, kus sellisel moel tulla kokku, ühendada hingamine, laulmine, teadlikkus, transformatsioon. Aga kui aeg aprillist edasi liikus, siis ma sain aru, et tegelikult august on väga õige aeg, 20. august, kui see on plaanitud, sellepärast et siin taustal sündmused arenevad omasoodu. Ja meie eestlased, kes me oleme väga võimsad loojad, meie käes on tegelikult võimalus väga tugevalt mõjutada kõiki neid sündmusi. Iga teadlik inimene, kes on võtnud tagasi oma väe ja noh, see algabki tegelikult teadlikust hingamisest, see väe tagasivõtmine on võimeline väga palju rohkemaks, kui selles ühiskonnas sündinud ja kasvanud nii-öelda tavainimene oskab ettegi kujutada. Aga ma tuleksin kõigepealt, Heiki, sinu juurde sellise küsimusega, et millal sina jõudsid teadliku hingamiseni ja kui kiiresti su enda elu hakkas muutuma siis? Noh, mina olen teadliku hingamisega tegelenud 7 aastat. Noh, saab niimoodi nüüd kokkuvõtvalt ja ausalt öelda, noh, minu elu tolles hetkes oli olulisel määral nagu teistsugune, et hästi palju sellist stressi ja võitlemist kõige ja kõigiga ja igasuguseid tegevusi, mida üldse tegelikult ei oleks pidanud tegema, ja hingamine oli nagu see, mis aitas mul tulla paremini endaga kontakti ja ma hakkasin nagu aru saama, et ma ei pea nagu igas pulmas nagu pillimees olema, et oluline on teha mul nagu oma lõiku, mis on noh, minu kohustus või minu anne, et tegeleda nagu sellega ja aitas paremini siis just keskenduda oma igapäevategevustele ja sellest tulenevalt siis elu muutus ka niimoodi eesmärgipärasemaks ja niimoodi selgemaks, et mis veel toimus kehakaalu muutus, et ma alustasin pranajama hingamisega, käisin joogas ja siis Sami Mälk ja Soomest pranajama treener oli Eestis workshopi andmas ja siis ma vaatasin, et vau, et kuidas lihtsalt niisama, et muidu pidime aastaid tegema, tund aega painutama ja see oli üks suur piin, et siis lihtsalt hingates ja lõdvestudes on võimalik niisugust seisund saavutada, et ma nagu sõrmed surisevad täiesti energiast, meel on täiesti puhas, täiesti rahulik ja ma olen nagu rõõmus ja õnnelik, et see oli nagu eriline tunne ja tahtsin seda rohkem ja rohkem kogeda ja noh, hingamine annab selle võimaluse, et luua ennast kogu aeg, tulla sellesse elususse, sellesse hetke ja sealt tekib veel väga palju selliseid uusi aspekte, See on väga võrratu reklaam, et huvilistele selline küsimus, et kui kiiresti see kehakaal muutus? Jah, see on nagu tõesti, ma tollel hetkel olin, noh, jooksmisega tegelesin ja jooksin poolmaratone ja maratone ja mu kehakaal oli seal 78 kilo peal, noh, mis oli 7 aastat tagasi, siis kui ma olin 38, see oli sama kehakaal, mis mul oli 18-aastaselt, selline nagu noore mehe niimoodi kaal. Et aga kui ma hakkasin 5 päeval nädalas hingamist tegema, siis mu kehakaal, ma toitumist mitte midagi ei muutnud, mingit jooksmist ma rohkem tegema ei hakanud, selline regulaarne jooksmine oli, langes 1,5 kuu jooksul 4 kilo veel, et ühesõnaga 74 kilo peale läks see kehakaal, et nii et ühesõnaga kõik see reklaam, mida Sami tegi alguses, kui ta seda pranajamat nagu õpetas, et see tõesti peab paika, et lihtsalt väljahingamisega on võimalik toksiine topeltpika väljahingamisega rohkem väljutada ja see puhastab kogu ainevahetust.
et jah. Saan aru, et sa õpetad seda meetodit ka hingamisfestivali, millest sa praegu räägid, mis on toksiinide väljutamine, on see nii? jah, et seal on justkui fookuse all siis seedimine korda, et ma teen kohe siis reklaami ka sellele töötoale, kui nüüd võimalus avaneb, et meid maailmas on hästi palju siin viimase 1,5 aasta jooksul muutuseid toimunud ja seedimine pole mitte ainult füüsilise toidu seedimine, aga ka emotsioonide seedimine, muutuste seedimine, mis on nagu väga tugevalt kõhunäärmega seotud ja ka kõhunäärme väga tugevalt kardiovaskulaarkeskusega ehk siis, et meie immuunsussüsteemiga seotud. Et kuidas nagu paremini neid igapäevaelu muutuseid nagu seedida, et me saame hingamisega seda täitsa tugevalt nagu tugevdada ja parandada. Aitäh. Tiia, sa mainisid, et sa oled 30 aastat tegelenud sellise teadliku tööga ja et inimestel on olnud väga suured muutused. Et kas sa oled valmis tooma mõnda sellist ilusat näidet või lugu sellest, kuidas hingamise muutumine on inimese elu väga tugevalt muutnud? No kõigepealt iseennast, et Heiki rääkis siin sellest füüsilisest aspektist, et minul on just avanud see vaimsed aspekt, et olen tulnud ennast tõesti niisuguses esimesed hingamisseansid juba 30 aastat tagasi holotroopses hingamises, et täiesti see vaimkeha, valguskeha avaldus, ma nägin, kuidas kõik kiirgas valgust välja, aga tol ajal oli ta lihtsalt mingi kogemus. Hiljem ma sain aru, et see on ikkagi võimas isiksuse arengu tööriist ja aitas mind sünnitada, et ma kuulsin, et on võimalik sünnitada valudeta, kui sa oskad hingata, see mind väga inspireeris, ma aasta otsa hingasin ja tõesti see laps, hingasin ta välja, täiesti erinev siis sellest esimesest sünnitusest, mis mul oli tütrega, poeg tuli niimoodi pere keskele, tütar oli ka seal juures, et hingasin välja. Täiesti ilma valudeta? Jah, tähendab, ma oskasin reguleerida, kui hakkas tekkima valu, et siis ma oskasin lõdvestuda, hingata vastupidi sellele, mis on tavaliselt siis keha läheb pingesse, kui sul valu on, aga ma olin treeninud ennast välja hingama, lõdvestuma sellel hetkel. Ja ka väga imeline kogemus, aga siis sealt nüüd hakkas siis järgnema see arusaamine, et kui ma suudan oma keha vallata, et mis siis veel võib olla ja tegelikult hakkasid avanema just mineviku kogemused, ka eelmiste elude kogemused ja niisugune loomise potentsiaal, et vau, kõik on tõesti võimalik, et igat asja sa võid luua, tõesti väga hetkega võid luua, kui sa väga sügavale seisundisse lähed. Kui see tunne juba tekib, mis sa tahad, siis on võimalik luua väga ilusaid asju. Kas sa oma töötoas ka jagad neid kogemusi? Mina ma otsustasin veel viimasel minutil ümber, et ma teen elementide tulivesi, maa, õhk töötoa, et ääretult oluline on aru saada, et me oleme loodud elementidest ja kui me kord lahkume siit ilmast, hingame viimast korda välja, siis me anname elemendid maailmale tagasi, et see on ka natukene põimitud siis budistliku, hinduistliku filosoofiaga ja ka, et iga erineva elemendiga on seotud erinev hingamisstiil, et me mõnda aega hingame siis vastavat elementi ja kogeme seda oma kehas ja enda ümber ja et saada aru, et me oleme tõesti kokku pandud nii üürikeseks ajaks, et me võiksime tõesti nautida siin kehas olemist ja midagi ära teha, mitte muretseda ja olla õnnetud igasuguste asjade pärast. Ja see on ääretult oluline sõnum praegu. Hingamislaulupeol on päris palju terapeute ja me oleme Fontenewsis ka neid terapeute tutvustanud. Mul on nüüd selline küsimus, et sellele festivalile kindlasti tuleb nii algajaid kui ka neid, kes on juba tegelenud hingamisega. Et kuidas te soovitate festivalist osavõtjal valida, et kas valida endale üks või valida rohkem ja et millised töötoad võiksid olla algajatele ja mida võiks leida edasijõudnu sellel festivalil? Ausalt öelda, need töötoad on meil niimoodi kokku pandud, et on praktikaid, mis on sobivad nii algajatele kui edasijõudnutele. Ja ausalt öelda see, kui algaja või kui edasijõudnud keegi on, et saab ise täitsa niimoodi nagu tunnetada, et hingamise puhul on hästi oluline selline vaba tahe ja valmidus proovida. Et kõik need hingamistehnikad ei kahjusta kedagi, et iga inimene, kes kohale tuleb, ta saab seda praktikat teha ainult oma siis
keha suutlikkuse piirides ja treeneri või terapeudi ülesanne ongi neid selliseid psüühilisi reaktsioone, mis keha peal juhul niimoodi tekivad, et lihtsalt jälgides neid asju siis niimoodi pehmelt suunata. Ehk siis, et sõltub sellest, kui valmis sa muutuma nagu oled ja sa võid tõesti kõikides töötubades osaleda. Samas võib-olla valida selliselt nagu teadlikumalt millegisse niimoodi süveneda, et võib-olla 2-3 töötuba. Aga jällegi mina nagu soovitan täitsa isiklikku tunnetust siin kaasata. Jah, et ma arvangi, et tõesti need töötoad on nii algajatel kui edasi jõudnud, lihtsalt võib-olla jõuavad natukene sügavamale endasse, aga algajatel on väga hea käia nii palju, kui nad jaksavad. Ja loomulikult meil on ka paralleelselt, et kõigis ei saagi käia, et tegelikult. Sellest on kahju, jah, seda ma nägin, et igale poole seekord ei jõua. Aga ikkagi, kas Alar Tammingu töötuba oli kohe registreeritud inimesi täis, aga kas teistesse töötubadesse on vajalik ka registreerimine, on seal mingi piirmäär, et kuidas peaks toimetama selles suunas? Alari töötuba tuli niimoodi 8 minutiga registreerust täis, ja see niimoodi kuidagi siis kujunes, et teiste töötubadega on niimoodi, et meil praegu on see 500 inimese selline nagu piir, et kui meil juhul see arv inimesi täis tuleb, ei kogu hingamislaulupeo peale, et kui meil nüüd tuleb üle 500, et siis me võib-olla peame nende töötubade siis osalemist reguleerima, et see siis selgub seal võib-olla viimasel nädalal, et kas see vajadus tekib seal. Aga see on niisugune põnev sündmus, kus ei ole ainult hingamiseksperdid, vaid programm on väga huvitav, seal on pärimusmuusikat, pärimuskultuuri. Et kas te tooksite esile neid säravaid inimesi, kelle pärast kindlasti tasub veel tulla lisaks hingamistööle sellele festivalile? Hedvig Hansson on muidugi peaesineja meil, kes ka teab hingamistööst minu arust väga palju ja et sobib väga hästi sinna esinema oma imelise särava ja sügava olemisega. Ja Karolin Kõrre, kes on ka noor laulja, aga väga kindlalt käib oma teed ka, kasutab hingamistööd oma elus ja et me oleme ikka vaatanud ka neid, kes haakuvad just nimelt selle sündmusega. Jah, Triinu Taul, minule meeldib see tema torupilve mängimine, et kui ta selle nagu käima paneb, et siis on nagu tunned iga rakuga seda eestlaseks olemist. Et tema on jah, seal ka meie kaasas. Ja Heiki on siin ennegi teinud niisugusi laulmise ja hingamise üritusi ja mina ka, et meil on mingi kogemus, et need laulud ja eestipärane eestlased on piisavalt fantastilised, et ühendada igast asju nagu hingamist ja laulmist. Ja see, mis tõesti suure laulupeol toimub, on ju seesama asi, et tegelikult inimesed avanevad millegile suuremale, kui nad on igapäevases elus. Ja hingamistöö teeb seda ja ka niisugune ühislaulmised teevad seda ja ühistantsimised on meil ka plaanis, jah? Ühisliikumised. Et kui me võtamegi laulupidu, mis toimus 160 aastat tagasi, et nagu et tundub, et justkui sihuke väike tegevus kunagi meeskoorid kogunesid ja niimoodi, ja kui me võtame niimoodi aega tagasi, mis aeg siis oli Vene aeg, tsaari aeg, sealt hakati liikuma oma siis rahvuslusega niimoodi edasi ja nüüd on see meil üle 100 aasta juba selline väekogumise siis kogemus olemas ja laulupeol samamoodi inimene läheb sellesse muutunud teaduse seisundisse, ta lihtsalt laulab oma südamest neid armastatud viisisid, et see, mis seal ruumis tekib, et see on ülivõimas, ülitervendav, me kõik ei teagi, mis seal toimub, aga see on meie rahvast niimoodi tugevdanud. Koos loomine, et see kindlasti aitab meil leida uued lahendused ja minna veelgi tugevamate ja veelgi teadlikumate ja veelgi omanäolistemana edasi.
ja et sellel hingamislaulupeol on kulminatsiooniks ühislaulmine ja ühishingamine. Millal see toimub ja see on siis see koht, kus ka osaleja saab tulla ja kaasa laulda ja kaasa hingata, et räägi sellest natukene. Mina ise nagu pean seda selliseks galaktiliseks sündmuseks selles mõttes, et see, kui me hakkasime seda asja nagu tegema, et siin nagu mina tunnen, et siin ei ole nagu meie tehtud nagu midagi et ehk siis, et me lihtsalt peame seda oma rolli siin täitma ja selle asja siin niimoodi ellu viima, et lihtsalt on üks vägev rahvas, kellel on üks vägev kultuur ja traditsioon koos laulda ja nüüd me siis teeme seda sellises võtmes, et iga Eesti hing siis laulab oma hingamist, mitte dirigendi kepi järgi, vaid lihtsalt vabas vormis. Jah, meie juhendajatena niimoodi hoiame seda ruumi ja natuke niimoodi siis inspireerime või viskame sinna niimoodi natuke sinna niisugust emotsiooni juurde, aga jah, see loomine toimub meie kõigi kaasloomes ja meil on siis muusikud, kes siis Eesti muusikat siis lauldes meid emotsionaalselt toetavad ja kui on hetk ja hing tahab laulda, et siis ühel hetkel tuleb ka see hingamise juurde, see laulmine juurde. Ja ma saan aru, et see on siis päeva lõpul, kui on teraapiad ja kontserdid on lõppenud, et siis kõik osalejad saavad tulla ühiselt siis looma seda lõpukulminatsiooni. On see nii? Jah, ma ütlekski, mulle see teraapia sõna üldse ei meeldi tegelikult, et minu see hingamistöö ja teadlik hingamine, et see nagu see ei olegi tänapäeval minu meelest enam nagu mingi teraapia, vaid see on selline inimese niimoodi vajadus ennast häälestada, enda kvaliteet kohalolusse, meelerahusse, väesse. Jah, ma natuke selles osas vaidlen vastu, et see teraapia on ka oluline, eriti kui individuaalselt inimene käib hingamas, et siis selle ruumi loomine, nii et inimene saaks ikkagi avaneda valusatele sündmustele, on ka ääretult oluline. Et ta just loob ruumi, et sa saaksid vaadata midagi, mida sa oma tavateadvuses ei julge vaadata, et selles mõttes on teraapia. Ja ka, et päris algajatele, kes tunneb, et midagi hakkab liikuma, kindlasti soovitaks edasi käia mingis väiksemas grupis või individuaalselt, et saada aru, mis seal siis liikuma hakkas, et kas mingid pinged või emotsioonid, mida on aastaid ja võib-olla aastasadu alla surutud, tulevad nüüd ikkagi esile ja siis peaks olema keegi, kes võtab selle vastu ja kuulab sind ja suunab edasi, et selles on, miks ma just tegelen hingamisteraapiaga ja sina ka, ma arvan, on just see, et seda hingamist on tehtud ka natuke valesti maailmas, et lihtsalt inimesed on käinud hingamas, heitnud pikali ja läinud koju ja nad ei ole saanud jagada seda, mis nende sees toimub või kuidas nüüd edasi minna või kuidas integreerida seda oma igapäevaellu. Et ääretult oluline on ka, et me hingamislaulupeol ka pärast koguneme gruppidesse ja teatud gruppidel on siis oma hoidja, ruumi hoidja, kes siis vastab küsimustele, kes jagab informatsiooni ja hoiab seda gruppi. Nii et kui tuleb seal selle töötoa jooksul inimestel üles mingeid raskeid asju, et on ka mõeldud sellele, et siis on inimene grupis, kes aitab nagu siis toime tulla ja transformeerida seda ja et siis ideaalis, ütleme, õhtuks inimesed on oma transformatsioonis nii kaugel, et nad häälestuvad ühisloomisele ja tõesti, kui me kujutame ette, et sellist laulupidu laulavad koos inimesed, kes lisaks sellele, et nad oskavad laulda, oskavad ka hingata, on teadlikkuses, siis sellise sündmuse energeetiline mõju võib tõesti olla galaktiline. Jah, no mõtle, see teraapia poole pealt ma nagu mõtlen nagu seda, et osad inimesed nagu mõtlevad, et võib tekkida niisugune mulje, et see on mingisugune raviprotseduur seal, et mingisugune suur raviprotseduur, et teraapia selles mõttes ta ei ole nagu mingisugune patoloogia, et sa ei ole nagu haige, kui sa tuled hingamislaulupeole, vaid pigem see on selline sügavalt niimoodi nagu tervendav, nii et see, need muutused, mis toimuvad, et võivad olla nagu väga elu muutvad. No, et hingamine tuleb alati oma tõe ja oma väe juurde, et selles mõttes on ta väga kasulik. Igaüks tahab rohkem tunda ennast
iseendana, väelisemana, tõepärasena, vabana, et see loob just sisemist vabadust. Ja isegi kui välised piirangud on, siis probleemid jäävad, aga kui me tunneme ennast avarana, vabana, siis me saame palju parem ja rohkem ära teha siin maailmas. Piirangutest rääkides, see on ju tuntud paradoks, et tegelikult mida rohkem väline maailm pakub meile treeninguks piiranguid, seda võimsam saab olla nagu sisemine areng. Mul on meeles, kui Gunnar Aarma rääkis sellest, mida ta elas läbi Siberis ja millise sügava kristallse rahuga ta rääkis ka nendest kõige koledamatest asjadest, mis seal juhtusid, mis viisid ta nagu nii sügavale ja sissepoole, et me kõik teame, kelleks ta sai ja kes ta oli. Nii et me oleme praegu sellises ajas, kus väline maailm on meile pakkunud mõnda aega niisugust huvitavat treeningprogrammi, kuidas saada järjest jõulisemalt iseendaks, kuidas õppida toetuma oma nähtamatule tuumale, kuidas tegelikult see materiaalne maailm on jõudnud nagu mingis mõttes sellisesse murdepunkti, kus välisele toetumine ei olegi enam võimalik, sellepärast et see viib enesekaotuseni, et ma ei hakka siin rääkima detailidest, teadlik inimene teab, millest ma räägin. Ja seetõttu selline väga sügav töö iseendaga on ka võti, kuidas me suudame transformeerida ühiskondlikke protsesse, sest Eestis on nii suur hulk teadlikke juba pikalt transformatsiooni teel olnud võimsaid hingi, et me suudame siin luua midagi täiesti enneolematut, vaatamata kõigele sellele, millega see hääbuv vana süsteem püüab inimesi veel siin pitsitada. Seoses nüüd selle sündmusega ja siin käis juba läbi niisugune mõte, et meie rahvas on siin, meil on nagu sajandeid erinevaid mustreid olnud peal, et kui me tuleme kokku ja väga teadlikult hingame ja ühendame oma väe, siis me võiksime ka minna nagu kollektiivsesse alateadvusesse ka vabastama neid väga sügavaid orjamustreid ilmselt. Heiki, kas sa räägiksid sellest natuke? Ma natuke nagu räägin jah, et selles mõttes, et ma ise olen niimoodi seda tajunud, et kunagi eestlastel olid 4 kuningat ja Eesti oli siis Liivimaa ordu siis valitsusalas ja siis need 4 kuningat siis koos teiste eestlastega siis avaldasid siis meelt ja tõusid siis olemasolevale siis toimivale võimule vastu. Ja see oli siis 678 aastat tagasi, need kuningad siis kutsuti siis ühisele läbirääkimisele Paide piiskopi linnusesse ja need kuningad siis hukati seal, kuigi nendel oli eelnevalt antud siis lubadus, et kuidas seda nimetatigi, seda lubadust? No puutumatus, et sa tuled läbirääkimistele ja sinuga ei juhtu nagu midagi, et sa saad vabalt niimoodi tagasi minna. Ja need kuningad siis käisid seal selle vestlusel läbirääkimisel, aga nad raiuti nagu tükkideks. Öeldi, et see, mis te siin teinud olete meie alamatega, et see vajab karistamist ja teie siis jääte senikauaks siin meie juurde hoiule, kuni siis meie lähme karistame siis teie alluvaid. Tol hetkel oli nagu 10 000 eestlast oli üle Eesti siis vastuhakuks siis ennast valmis sättinud. Ja siis selle hetkega siis justkui see ülestõus, siis see 10 000 eestlase siis selline vastuhakk suruti siis niimoodi veriselt maha ja ütleme sellist tapmist ja reetmist on terve meie ajalugu täis.
ja need on nagu need hetked, kus on midagi peale keeratud, et sa oled omal maal, sa tunned, et sa oled omas väes ja sa siin lood ja kasvad koos ja siis kuskilt lihtsalt jõuga tehakse midagi justkui niimoodi ära ja noh, et me oleme siin Tiiaga ise arutanud, Tiia tegeleb ka teraapiatöös, rääkis just nende eelmiste eludega, et meil eestlastel on raske ennast väljendada suuliselt, ehk siis, et selline eneseväljenduse pool on nagu kuskilt väga sügavalt nagu kinni pandud, et kui me näeme mõnda teist rahvast, kes siin slaavlased näiteks siin kõrval või mõned lõunamaa rahvad, et nendel on hästi lihtne ennast väljendada, et aga meil on midagi kusagilt väga niimoodi vaja niimoodi lahti päästa ja võib-olla see hingamislaulupidu ongi läbi laulu ja läbi hingamise võimalus meil üheskoos võtta asjad ette. Jah, ja ka mida väljendada, just väljendada oma tõde, oma tunnetust, et väga paljud on ju segaduses, et mis see tõde siis on, et tegelikult just hinga ja see tõde tuleb sinu seest, et see on oluline, väljendada oma tõde, mitte kuuldud tõde või kellegi autoriteedi tõde. Heiki, mul käisid külmavärinad üle selja, me ei olnud seda omavahel üldse rääkinud, et sa tõid selle 4 kuninga. Minul tuli see 4 kuningat aprillis seoses Toompea sündmustega. Mul tuli see 4 kuningat nagu niimoodi üles, et see on tegelikult meil siin ühises väljas teema, mida on vaja lahendada. Ja noh, see on nagu järjekordne kinnitus sellele, et me kollektiivselt tegelikult transformeerime siin väga võimsaid mustreid, sest ja noh, meil oli ka Jüriöö ülestõusu õhtul oli meil ka Toompeal üks päris võimas niisugune ühislaulmine. Nii et me kollektiivselt isegi, me ei pea isegi sageli nagu kooskõlastama, et me teeme Eestimaa erinevates otstes, teeme nagu seda sama tööd ja nüüd 20. augustil siis Valgemetsas on võimalik siis paljudel inimestel üle Eesti, kes tunnevad kutset, kes tunnevad nagu äratundmist selle töö osas, mida me oleme siia sellesse kehastusse tulnud tegema, et 20. august, kallid kaasmaalased, kallid armsad õed-vennad, on see päev, kus me saame kokku tulla ja midagi väga suurt transformeerida ja me transformeerime seda juba eelnevalt, nii et tõesti see on nii võimas, mida te olete loonud ja järgmistel aastatel see võiks ilmselt kasvada veelgi pikemaks kui ainult üks päev. Jah, ma loodan ka, et ei jõua kõike sinna panna ühte päeva, mida tahaks panna, aga lihtsalt esialgne plaan on, et kogeme selle 1 päeva, kuidas selle loomine. Kõik just toetab ja kuidas Eestimaa rahvas sellega kaasa tuleb, et hästi suured tänud kõigile inimestele, kes on praegu selle projektiga ühinenud, et meid on kokku üle 50 inimese, et meid on ettevõtjad rahaliselt toetanud, meid on paljud spetsialistid toetanud, isegi Põlva vald on meid toetanud, et selles mõttes, et aitäh vabatahtlikele, kes on registreerunud juba toetama ka hingamisterapeudid, kes on saanud koolituse, et tulevad seda toetama. Tulge kokku, meiega loome midagi vägevat koos, et iseennast tervendades, teineteist tervendades ja kogu Eesti rahvast tervendades. Jah, ja samas nautida suve on võimalik ju lihtsalt olles ja hingates. Ja võib-olla hakkab meeldima see hingamine ja see, mis see toimub, et miks mitte seda hakata igapäevaselt kasutama enda füüsilise keha tervendamiseks, vaimse keha tervendamiseks, et kõik need gripid ja erinevad sellised põletikulised nähud, mis on igapäevaelu loomulik osa, on bakterid, viirused meie ümber ja erinevad elufaasid, kus me viibime, et hingamine on intelligentne ja ta tõesti seda füüsilist, emotsionaalset, mentaalset keha, füüsilist tasandit aitab sulle kõige paremat settingut niimoodi leida, et tule proovima, et kuidas see sinu peal toimib, Ja see niisugune kollektiivse teadvuse jutt ei pea kedagi nagu hirmutama selles mõttes, et me saame seda kõike teha nagu rõõmus ja kerguses, et
me oleme nagu energeetilises plaanis nagu juba sellises faasis, et see ei pea üldse olema mingisugune ränk raske ponnistamine, vaid kui sa oled õppinud teadlikult hingama, siis on järjest nagu kergemaks ja rõõmsamaks see loomine muutub. Nii et tule rõõmus, armastuses, oleme südames ja loome imelise Eesti. Aitäh sulle, aitäh teile. Aitäh sulle.